Tere tulemast kõigile Tiina Peli käsitöökanalile ja tänases videos ma näitan oma sutaž-ehteid. Sutaž-ehted on sellised ehted, mis mul hakkasid kohe meeldima, nii kui ma neid nägin. Mulle kohutavalt meeldivad need lained, kuidas need paelad jooksevad seal ja mulle meeldib, et seal on nii suur värvigamma võimalik ehetesse panna. Ja kui ma neid valmistama hakkasin, siis ma leidsin veel ühe suure plussi. Näiteks kui teha sellised suured kõrvarõngad, siis kasutades metalli või helmeid, ükskõik mida, siis nad on suhteliselt rasked. Aga sama suured sutaž kõrvarõngad ei kaalu praktiliselt mitte midagi. Et see on nende kõige suurem pluss, ääretu kergus. Ja sutaž-ehted mul on tunne, et Eestis nad vist väga populaarsed ei ole. Et kui ma vaatan neid videosid, kust õppida, kuidas neid valmistada, siis põhiliselt on nad itaaliakeelsed, hispaaniakeelsed, kusjuures ma ei mõtle mitte ainult Euroopa riigi Hispaaniat, vaid ka näiteks Lõuna-Ameerikas tehakse. Et tõenäoliselt, kuna ta võimaldab teha selliseid suuri ja värviküllaseid ehteid, siis loomulikult on natuke populaarsem ka sellistes veidi temperamentsemates maades, aga on võimalik teha ka tegelikult ju täiesti põhjamaise gammaga ehteid ja tagasihoidlikumaid. Aga ma näitan siis, mida ma teinud olen. Ja ma alustan võib-olla siis oma komplektidest. Esimene komplekt on mul nüüd selline kaelakee ja siia juurde kuuluvad ka kõrvarõngad. Üks esimesi komplekte, mis mul valmis, on siis selline. Siia komplekti kuulub siis kaelakee ja kuuluvad kõrvarõngad. Tegelikult see komplekt saigi tehtud nende kassisilma efektiga kivide ümber. Mul olid sellised kivid ja mõtlesin, et millega neid siis nagu kokku panna ja otsustasin, et võtan siis sellise rohelise või mererohelise sutaž-paela. Natukene on kristallketti siia ümber pandud. Loomulikult erinevaid helmeid, klaashelmeid ja siin on jällegi Swarovski kristallid. Ja keskel on siis selline suur sinakas roheline kivi. Et algselt mul seda kivi on plaanis, aga lihtsalt kui ma tegin need kõrvarõngad ja siis need väiksed osad välja, siis tundus, et ta jääb ikka kandmiseks minu jaoks liiga väike. Ma pean midagi natuke suuremaks tegema. Nüüd järgmine väga selline pidulik sutaž-ehe on mul selline valge. Ja siia juurde kuuluvad siis sellised kõrvarõngad. Ja näitama teile lähemalt nüüd sellist ehet, mille keskmes on Lunassoft ümarlihviga kivid. Tegelikult nad ei ole muidugi kivid, et nad on täiesti kunstlik materjal, aga nad on sellise hästi huvitava efektiga, nagu oleks jää all tuli põleks. Ja see ehe on hästi väärtuslik selle poolest, et tema tegemisel ma kasutasin Itaaliast ostetud ja Itaaliast toodetud sutaž-paela. Üks neist on selline kuldsem. Ja see teine lumivalge on naturaalne kašmiir. Et üli pehme, üli ilus. Ja loomulikult kabašonid on siis Jaapani semnehelmestega põimitud. Selline tähekujuline põiming on siin ümber, mille tegemine oli üpris suur väljakutse sellepärast, et ta peab jaguma teatud arvu helmestega, et seda mustrit teha. Ja tšehhi kristallketti säraks juurde. Kaelakee osa on hästi särav, sellepärast, et siin on kasutatud nüüd, ja nagu te näete, siis see kee osa on hästi särav, sellepärast, et siin on kasutatud väga palju Swarovski kristalle. Et see kuldne on siis aurum ehk kuld, siis on lihtsalt tavalised kristallid, et siin ilma mingisuguse efektita. Ei ole, vabandust, siin on ikkagi aurora borealis efekt poolel kristallil peal. Ja siis on loomulikult ka lihtsalt lihvitud kristalle erinevaid ja klaashelmeid, et jah, plastmassi ma selliste ehete puhul ei kasuta. Siin on siis kasutatud veel selliseid Swarovski kristalle, mis on natuke sellised nagu piimjad, ehk siis opaal, valge opaal. Tagantpool on loomulikult nahaga kaetud kõik. Ja siia komplekti kuulub siis kaelakee ja kõrvarõngad. Selliste hästi kindlate kinnitustega, et midagi ei kao ära ja kõrvarõngad ära ei kuku.
tellimise peale sai mul kunagi tehtud selline türkiisi värvi kaelahe ja ma näitan teile ka lähemalt, sellepärast et siin komplektis on päris palju asju. Selline komplekt sinakates rohelistes toonides nimetusega türkiis, sellepärast et kasutatud on siis siin naturaalset türkiisi. Ja komplekti kuulub kaelakee, loomulikult nagu ikka kõrvarõngad. Ja see on vist ainukene, mis ma olen üldse teinud, sõrmus. Kasutatud on siis vihmapisakujulisi lihvitud türkiiskive ja ümmargusi väikseid türkiiskive. Et siin tuleb muidugi kohe ära öelda, et tegemist on nii-öelda selle kriittürkiisiga, mis on ikkagi ka türkiis, aga ta on siis ära jahvatatud ja siis see pulber on uuesti kokku pressitud, lisatud natukene sinna tugevdusaineid ja lisatud on natukene ka värvi. Aga ta on täitsa türkiis. Siin ma kasutasin sellist uut asja, et katsusin teha selliseid rõngaid, mis on kaetud sutašpaeltega. Ning kasutatud on hästi palju loomulikult ka Swarovski kristalle. Ja need on nimetusega loomulikult türkiis. Ja need on AB-läikelised ja minu meelest nad on veel kahekordse AB-läikega. Selline komplekt. Ja minu kõige lemmikum sutašpael on teksapael ja teksa juurde kandmiseks sellised pidulikutehted. Siin on nüüd minu teksa sutašpaelast kõrvarõngad ja see sutašpael on samuti pärit Itaaliast ja miks mulle meeldib on see, et ta on natukene laiem, ta on natukene tugevam ja temaga on võimalik siis selliseid hästi ilusaid laineid moodustada, et ta ei vaju kokku. Ja siin on kolm erinevat tooni kive kasutatud. Ei pea ainult teksade juurde kandma, ma arvan, et sobib ka lihtsalt siniste riiete juurde. Ma näitan teile lähemalt erinevaid kõrvarõngaid ja käevarusid. Kõrvarõngad, mis on valmistatud siis sutašpaelas ja mille keskmes on kassisilma efektiga kivid, kristallid ümber ja kasutatud on siis jadeiite ja koralle, et need suuremad punased on jadeiidid ja väiksemad on korallid ja tšehhi kristallidest on sellised tilgad siia otsa riputatud ja hõbeda värvi selline huvitav kivi on siis siin üleval. Ja need on ka loomulikult 925 hõbedas kõrvarõnga konksud, et punane hall värv mulle tundub, et päris huvitava kooslus annab. Siis ma vahepeal näitan oma ühte käevõru ja see käevõru on selline. Ta on tehtud siis spetsiaalse sellise metallaluse peale, kaetud nahaga. Siin on naturaalne nahk ja siis on see nahk siia nii liimitud, kui siis ka loomulikult need ääred on siis käsitsi kõik ära tikitud. Ja need elemendid on siis siin kõik ükshaaval valmis tehtud ja peale liimitud. Ja see on selline spetsiaalne liim, mis on ülitugev ja no ta on vist 3 või 4 aastat mul vana, et ta ei ole kuskilt lahti tulnud, et tundub, et võib usaldada. Ja erinevad kivid, erinevad helmed, kristallid, selline pidulikum käevõru. Kõrvarõngad, mis mul olid kõrvas täna, need on sellised punased ja kasutatud on lihtsalt erinevad klaasi ja tagant on nad siis nahaga kaetud. Üks selline kõrvarõngas koosneb tegelikult 4 eraldi detailist. Vabandust, 2 erinevast detailist. Ja. Sellised talvised kõrvarõngad, sinised, siin on ka kassisilma efektiga kivi, aga see tumeda kivi pealt natukene vähem paistab välja ja siin on kasutatud siis hõbedat, valget ja tumesinist sutašpaela ja all on siis tilgakujulised sellised klaas helmed ja siia on pandud siis veel
väikesed kristallid, mis on küll mitte klaasist, vaid nad on akrüülist. Sellised vallatud kõrvarõngad lillad ja siin keskmes on nüüd see nii-öelda teokarbi sisemusest võetud ja lihvitud helmes, mis on värvitud. Sellised hästi huvitavad, kuna ta on looduslik, siis loomulikult muster on igalühel omasugune ja kasutasin ma siin seda varianti, et sellised väikesed krussid on keeratud paelast ja siia peale liimitud. Ja siin all on siis ka sellised suhteliselt huvitavad kivid, kus on, ta on nagu läbipaistev ja valge, aga tal on selline lillakas pealiskiht, mis siis teatud nurga all hakkab helkima. Ja viimasena jõuan ma näidata teile veel ühtesid selliseid värvilisi kõrvarõngaid, mis on natukene inspiratsiooni saanud Hiinast ja Jaapanist, mille keskmes on siis Millefiori kivi, näete sellise lillemustriga. Ja värvideks kasutasin siis ma oranži, lillat, valget ja selline helekuldne, niisugune hõbedase kuldse tooni vahepealne Soutache pael ja miks ma seda paela kasutan tegelikult on mitte selle värvi pärast, vaid sellepärast, et annab tugevust, kuna ülejäänud Soutache paelad on sellised hästi pehmed. Ja siis on kaunistuseks veel kassisilma efektiga kivid, oranžid ja kaunistatud on siis ta helmestega, jällegi natuke kollasem kuldne ja natukene siis heledam kuldne. Ja taga on loomulikult naturaalne nahk. Aitäh kõigile vaatamast ja kui kedagi huvitab, kuidas neid Soutache ehteid tehakse, siis olen ma nõus oma näpuneiteid loomulikult ka jagama. Kui küsite, siis teen. Ja oma järgmistes ehtevideotes mul on näidata veel Soutache ehteid, mul on näidata uusi helmestikandis ehteid. Tänaseks kõik, kohtume uues videos.